See siis lubab sul elada ja töötada Austraalias. Kui sa oled sellest kas vanusegrupist väljas või sa soovid näiteks ka õppida, siis on olemas või student viisa variant või kui sa oled juba nii-öelda professionaal, sul on oma mingi eriala, siis on skilled viisa või sponsor viisa. Aga noorte puhul vist kõige populaarsem on see working holiday viisa, mis see oli 417 oli selle nimi vist või mis see number oli, eks. Aga miks see kõige populaarsem on? Kas see viisa nagu on nagu kuidagi kõige lihtsam saada või need tingimused on kõige paremad või mis see põhjus on? Ma ütleks, et see on kõige odavam ja lihtsam variant ja sellepärast on ta ilmselt ka kõige populaarsem, et skilled viisa on juba väga suur paberimajandus ja sul ikkagi peab olema selleks mingisugused kontaktid, et see koht leida, kes siis sponsoreerib sind. Ja studenti puhul on ka tegelikult ju siin küsitakse koolis käimise eest raha. Nii et need on vist päris kallid, on ju? Need on päris kallid ja nagu juba nimi ka ütleb work and holiday viisa, et see ongi selle jaoks tehtud viisa, et noored inimesed saaksid tulla töötada ja siis sellega oma puhkust põhimõtteliselt finantseerida. Et ta on väga lihtsa struktuuriga ja ta ongi sellele eesmärgil, et noored inimesed saaksid tulla ja avastada maailma põhimõtteliselt. Ja, ütleme ühesõnaga, et kui sul tekib plaan kuskile palmide alla minna, siis Austraalia selles suhtes kõige lihtsam ei ole, eks ole, aga ma saangi aru nüüd, et Austraalia siis sisuliselt, et kuna see viisa on nii hädavajalik, siis ilma selleta sa ei saa, et sa pead ikkagi arvestama sellega. Kas teie pigem puhkasite või teenisite raha esimesel aastal? Esimene aasta on siuke alati veider aasta inimestel. Et inimestel on alati sellised veidramad tööd esimene aasta, aga meie esimene aasta tegime pooleks, ma arvan. Et meil oli selline variant kuidagi tööl, et me võisime vabalt öelda, et me võtame 5 vaba päeva ja lähme trippima. Ja ma arvan, me tegime iga natukese aja tagant niimoodi, et me võtsime nädala vabaks, siis reisisime, siis läksime tagasi tööle, et selles mõttes oli see väga hea mugav variant niimoodi teha, see ei ole väga tavaline, et nii saab teha, tavaliselt on ikkagi hooajad, et sa teed hooaega ja võib-olla siis puhkad ja reisid, et meil oli võimalik niimoodi teha, et ma ütleks, et me tegime pooleks. Just, ja siis kui juba natukene võib-olla rutat ette, et working holiday viisat on siis võimalik saada ka 2. ja 3. aasta, siis selles mõttes me olime alati, nagu ma alguses ütlesime, me tulime ikkagi reisima siia, et meie eesmärk oli siuke jaanuarist septembrini tööd teha, ja siis oktoobrist detsembrini puhata või siis septembrist detsembrini puhata, et ikkagi siuke mõnus balans. Ja tänaseks te olete siis, kui kaua juba Austraalias elanud? 5,5? Septembris saab 6 aastat, jah. No, aga ikkagi ma saan aru, et klassikaliselt noored tulevad sinna paariks aastaks tegemagi sellist karjääripausi või enne seda, kui nad tööturule sisenevad, tahavad natuke reisida, et siis nad ühendavad selle reisimise ja töö, et natuke taskuraha teenida. Absoluutselt ja ongi see, et oleneb, mis eesmärgiga sa siia tuled, et on inimesed, kes tulevad siia eesmärgiga hoopis raha koguda ja enda elu alustada suurema väikse panusega, võib-olla kodu sissemaks või mis iganes. On inimesed, kes lihtsalt nagu võib-olla sina tahtsid maailma näha ja natukene kogeda enne kui siseneda tööturule. Et selles me oleme väga palju inimesi nende mitme aasta jooksul näinud ja nii palju on inimesi, nii palju on neid eesmärke ja põhjuseid, miks nad siia Austraaliasse tulid. Aga suures laastus nad ikkagi, me võime nagu pooleks nad ikkagi tõmmata, et need inimesed, kes tulevad siia koduraha teenima, siis nemad ikkagi elavad mõnikord ekstreemsemates olukordades ja võib-olla lähevad tagasi koju nende juttudega võib-olla, kus oli väga-väga raske töö ja võib-olla ei olnud kõige paremad elamistingimused. Aga natuke paksema rahakotiga versus siis need inimesed, kes tulevad siia seiklema, et nemad siis teenivad raha ja on võimalik teha alati mõlemat ja teenida väga häid summasid samal ajal, kui sa siis käid ja reisid ja avastad ja võib-olla elad natuke paremates kohtades. Et ma enam-vähem tõmbaks need inimesed niimoodi, võib need jaotada kahte lahtrisse. Seda vist saab isegi üle maailma igal pool niimoodi mõelda, et on inimesed, kes hästi nagu on rahale orienteeritud ja on inimesed, kes võtavad elu natuke vabamalt, eks.
aga küsin kohe järgmise küsimuse, kas te olete üldse kohanud mõnda inimest, kes tuleb ka ilma reisikindlustuseta Austraaliasse või, sest et nagu nii palju, kui me vaatame ikkagi meedias, siis üldse reisimine ilma kindlustuseta peaks olema täiesti no-go ja välistatud, aga kui palju juhtub seda? Et te kohtate ikkagi noori? Ei, ma ei tea küll ühtegi. Ma tean ühte inimest, aga samas võimalik, et on inimesi, kes lihtsalt, see ei ole alati võib-olla teemaga, millest räägitakse, et ole, ehk siis eriti võib-olla inimesed, kelle ei ole reisikindlustust, et nad võib-olla seda ei kuuluta suure, aga jah, meie soovitame ka, et seda mitte teha, eriti nagu ükskõik mis reisiga, siis ka Austraalias meditsiinikulud, kui sinuga juhtub midagi, need võivad kerkida väga-väga kõrgeks. Et jah, sellega ei riskiks. Ei, ma isegi ei ütle, et ma ei soovita, sa ei tohi tulla Austraaliasse, kui sul ei ole reisikindlustust. Et on nagu väga palju olukordi olnud, kus me maksime visiiditasu eest, et sa lihtsalt saaksid arsti juurde minna. Oleme me maksnud üle $500 pluss siis ma andsin 2 proovi. Eks ma mäletan ühte arsti arvet, kus ma minu meelest isegi puutunud arstiga väga kokku, need kõik käis väga kiiresti ja see arve oli üle $700. Kui sa alguses siia tuled, siis sul ei ole selliseid summasid taskust võtta, nii et reisikindlustus on AJO 100%. Ja, no arvestades, kui palju mürgiseid putukaid ja loomi Austraalias, kes kõik tahavad sind ära tappa, siis ilmselt ka juba see on üks ajend. Brenda, kuidas sul muidu ämblike ja igasuguste sisalike ja madudega lood on, et kas sa kartsid ka neid alguses? Jaa, väga kartsin. Ma Eestis olles ämbliku nägin, siis ma kiiljusin ja hüppasin diivani peale. Nüüd 6 aastat, peaaegu 6 aastat hiljem ma ei käitu niimoodi tegelikult. Ma ei teagi. Yeah. Mulle tuleb sellega alati meelde, kuidas me olime Hiiumaal see suvi siis enne seda, kui me tulime Austraaliasse ja me istusime muru peal puu all. Ja siis Brenda ütleb siukse mõtliku pilguga ja ütleb, et varsti me oleme Austraalias ja me ei saa enam muru peal istuda, sest et seal ainult kõik roomab ja üritab sind tappa, eks ole. Ma mäletan, mul oli ka vist samasugune tunne, et kui ma lõpuks Eestisse tagasi tulin, siis oli selline tunne nagu